Tere, oleme siin Kantervilla lossis, kus toimub 3 maakonna nõupäev, millest võtab osa nii Põlva, Võru kui ka Valga maakond. Aga läheme uurime lähemalt, mis siin täna toimuma hakkab. Nendel 3 julgel inimesel see kaunis lipp seisata trikoloori asemel. Need 4 inimest ja osalt võttis tööle minu vanaisa ja lõi kümnise kohustuse pani ja siis ta oli hirmus vihatud isik, et 10%. Täna oli teil koolituse professionaalse esinemise kohta, mida viis läbi Martin Weinmann. Kuidas see teile tundus? Ma usun, et see oli nüüd üle aegade ehk üks kõige tulusam koolitus omavalitsusjuhtidele üldse. Tundub, et sellega mitte ainult mina ei jäänud rahule, vaid kõik jäid rahule, sellepärast, et saalis oli suhteliselt vähe nihelemist ja rahvas kuulas lõpuni ära, et keegi ei hakanud vilistama, jalgadega trampima ja ei marssinud saalist välja, mis võib järeldada, et ettekandja oli tasemel ja näitas, kuidas praktikas siis peaks toimuma avalik esinemine. Kõik need, kes arvasid, et saavad suhtlemisega ja kõnepidamisega, esinemisega hästi hakkama, kõik need, ma usun, et leidsid ka täna endale kõrva taha panna üsna palju. Reaktsioon kuulajate poolt näitas seda ka. Siia tules hommikul, mis te mõtlesite, mis te ees ootab? Ega ei lootnud, et hakkab täna vihma sadama, et eks see jätab oma jälje. Uskusin, et on palju inimesi, aga et nii palju inimesi täna kohal on, seda ma hästi ei uskunudki. Tegelikult päris ootuspärane oli see, mida ma siia tulles mõtlesin ja see, mis siin koha peal nüüd nagu on selgunud. Nüüd algavad ka kohe sportlikud mängud, kas võtad ise ka osa? Ma ei ole passiivne pealtvaataja kunagi päris olnud. Tõsi küll, ma ei tea, kui palju täna üldse õnnestub neid sportlikke mänge läbi viia, sest hirmsa vihmasaju tagajärjel mitte ainult, et vihm ei ehmata, vaid ka see ümbruskond siin on poriseks muutunud. Hoolimata sellest, et väljas on suur vihm ja vadukas, käib siin sellegipoolest kaardivõistlus. Mis te arvate sellest üritusest, mis siin täna toimub? Mulle see meeldib, sellepärast, et see on selline kokkupuute punkt, kus me võib-olla näeme jälle 11 üle pika aja, saame vabalt suhelda, tunneme nagu künnarroki tunnet ja võib-olla saame uusi tutvusi, võib-olla saame midagi ka oma tööalaselt vahetada ja näiteks tänast päeva loen ma väga hästi korda läinuks, mis siis, et ilvakene on selline nagu on, aga kui ilm oleks ilusam olnud, nii nagu eile oli. Minu poolt toredat õhtut kõigile ning kõike mõjusat ja toredat. Tänane 3 maakonna nõupäev hakkabki läbi saama. Päev oli inforohke ja huvitav, kus kuulsime Martin Weinmanni loengut professionaalse esinemise kohta. Lisaks sellele toimusid sportlikud tegevused nii õues kui ka mängumaal. Päeva lõpetuseks pakkus meile meelelahutust Margus Vaher. Kohtume järgmisel aastal. No more